Ukraina on vääramatult teel täieliku võidu poole Krimmis. Seda ei ütle meie. Seda ütleb Philip Ingram. Kunagi oli ta kõrge auastmega ohvitser Suurbritannia sõjaväeluures. Philip Ingram on mees, kes on kõike näinud ja kellel on selle tõestuseks MBE. Ja ta jättis just plahvatusliku intervjuu, kus ta avaldas ühe võtmetähtsusega asja. Krimmis toimub midagi nii suurt, et Putin ei suuda seda peatada. Lumepall hakkas veerema juba mitu kuud tagasi. Nüüd on see muutumas laviiniks, mis hakkab Krimmi Venest vabastama ja murdma Putini haaret poolsaare üle. Mitte miski sellest pole juhtunud juhuslikult. Üks esimesi asju, mida Ingram oma intervjuus ütleb, on see, et kõik, mis Krimmis toimub, alates isoleerimisstrateegiast kuni kütusepuuduse ja Ukraina löökideni poolsaarel, oli kõik ette planeeritud. Ukraina valmistus selleks ja tegi seda halastamatult Krimmi õhutõrjesüsteeme korduvalt rünnates, et avada üle Musta mere ja Krimmi enda rünnakukoridorid, et oma lööke võimaldada. Kui me vaatame, mis juhtus siis, kui Ukraina sai esimest korda loa kasutada oma pikema tegevusraadiusega relvi, siis mida ta tegi, küsib Ingram retooriliselt. Ta hakkas ründama Vene õhutõrjevõimekust. Need rünnakud on toimunud üle kogu Krimmi ja kogu Venemaa, kuna Ukraina on õhutõrjesüsteeme süstemaatiliselt ja järjekindlalt lammutanud. See oli Krimmi vabastamise jõupingutuste esimene faas ja see lõi aluse kõigele, mida me nüüd, 2026 aastal, näeme. Me nägime, kuidas need rünnakud aasta 2 esimese kuu jooksul märkimisväärselt intensiivistusid. Jaanuaris ja veebruaris viis Ukraina läbi 20-25 rünnakut kuus Krimmi õhutõrjeobjektide vastu, teatab relvakonfliktide asukoha ja sündmuste andmebaas ehk ACLED. Süsteemid, radarid ja terved laod hävitati Ukraina droonitule all, avades õhuruumi kõigele sellele, mis järgnes. Ukraina pole esimese faasiga lõpetanud lihtsalt sellepärast, et on jõudnud teise faasi, märgib Akled. Üks faas sulandub teisega, kuna Ukraina jätkab Krimmis alles jäänud õhutõrje purustamist. Me nägime seda 1. augustil, kui Ukraina uus hääl teatas, et Ukraina rünnakud põhjustasid tulekahjusid õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise ehk EW positsioonidel Krimmi peamises sadamas Sevastopolis. See sadam, mis oli Musta mere laevastiku kodusadam, enne kui Venemaa sõjalaevad pidid Ukrainast nii kaugele kui võimalik lahkuma, on muutunud kergemini tabatavaks tänu sellele, kui hästi Ukraina oma strateegia esimest etappi ellu viis. Mis puudutab selle etapi üleminekut järgmisele, siis see on lihtne kontseptsioon. Teine etapp on isoleerimine. See jätkub, kuid Ukraina peamine võit on siin see, et isoleerimine takistab Venemaal saata Krimmi rohkem õhutõrjesüsteeme, et asendada neid, mis on kaotatud. See muudab Krimmi kaitse piiratud ja haavatavaks. Iga raadar, iga süsteem ja iga elektroonilise sõjapidamise seade, mille Ukraina praegu hävitab, viib Ukraina lähemale oma lõppeesmärgile, kogu poolsaare derussifitseerimisele. Kui Venemaalt võtta võime end kaitsta, nagu Ingram ütleb, ja võimalused avanevad. Ja küll on Ukraina kasutanud neid võimalusi, mille ta endale loonud on. Isolatsioon on järgnenud õhutõrje hävitamisele. Ukraina on ühendanud sõidukite tõkestamise okupeeritud aladel, kus ta purustab kütuse- ja varustusveokeid, mis veavad kaupu Krimmi okupeeritud alade kaudu. Ainuüksi juulis on Mustal merel ja Aasovi merel varilaevastiku laevade vastu korraldatud üle 70 rünnaku. Kõik see lisandub rünnakutele ladude ja sõjaliste rajatiste vastu Krimmis endas. Logistikavõrk, mis toetab Venemaa kontrolli Krimmi üle, lõigatakse tükkideks, muutes selle peaaegu kasutuks. Sellel strateegial on 2 elementi. Sõjaline aspekt on ilmselgelt oluline ja me selgitame varsti, kui tähtsaks on muutunud Putini nõrgenev haare Krimmi üle. Kuid lisaks sellele, nagu Ingram märgib, on Krimmis toimuva psühholoogiline aspekt. See on Putinile kahjulikum kui isegi järk-järguline kaotus territooriumist, mis pidi olema strateegiliselt oluline. Ja selle põhjuseks on lihtne seletus. Krimm pidi olema Vene võimu sümbol ja näide müüdist, mille Putin on loonud venelaste ja ukrainlaste kui ühe rahva kohta. Kõik see on kokku varisenud. Ingram viitab 2014 aasta esialgsele agressioonikampaaniale, kui Venemaa annekteeris ebaseaduslikult Krimmi, selle müüdi alguspunktina, mida Putin püüdis üles ehitada. Venemaa võttis Krimmi peaaegu veretult üle, märgib Ingram. Ja see oli ülioluline Vene psühholoogias, mida Putin soovis poolsaare kohta kujundada. Seetõttu on see Venemaa psühholoogia keskpunkt nende tegevuses Ukraina vastu, ütleb Ingram selle annekteerimise kohta. Sealt see kõik algas. Sellel on ka psühholoogiline tähtsus Vladimir Putinile ja tema lähikonnale. Vladimir Putin veetis seal oma viimase mesinädala. Tal on seal väga väärtuslik mereäärne kinnisvara, nagu ka paljudel tema lähikonna oligarhidest.
Putini jaoks on Krimmi kujutamine sellisena, nagu see oleks alati olnud osa Venemaast, ülioluline. Varsti pärast poolsaare annekteerimist lendas Putin sinna ja korraldas silmapaistva palverännaku paikadesse, mida ta pidas oma müütide laiendamiseks oluliseks. Nõukogude ajast pärit Teise maailmasõja mälestusmärgi juurde asetati pärjad. Putin külastas katedraali, mis on seotud vene kristlusega, ja ta võttis kindlasti suuna Sevastopolisse, et inspekteerida Musta mere laevastikku, mille Venemaa oli Ukrainalt äsja anastanud. See kõik teenis eesmärki kujundada Venemaast kui suurriigist kuvandit, mis võtab Ukraina taas oma rüppe vastu, ja ukrainlased tahtsid seda. Annekteerimine toimus praktiliselt veretult. See oli Putini suur võit ja seda on ta kasutanud selle müüdi loomiseks, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas. Putini jaoks võis Krimmi kasutada ühtsuse sümbolina. See on Ingrami sõnul, kes ütleb, et seda jagasid ka ukrainlased ja venelased, sest Musta mere laevastiku peakorter asus Sevastopolis. Seetõttu oli see ühtsuse sümbol Ukraina ja Venemaa vahel olnud aastaid. Vladimir Putin kinnitas seda ühtsuse väidet 2021. aasta juulis, vaid mõned kuud enne täiemahulise sissetungi alustamist. Esseega pealkirjaga Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest. Oma segases traktaadis väitis Vladimir Putin, et venelased ja ukrainlased on alati olnud üks rahvas ja et välised jõud on süüdi selles, et nende kahe vahele on tekkinud sein. Jaga ja valitse. Nagu Vladimir Putin ütleb, mis on strateegia, millega ta on liigagi hästi tuttav. Venelased, ukrainlased ja valgevenelased on kõik muistse Rusi järeltulijad, kuulutas Vladimir Putin. See näib olevat piisav põhjus, et Venemaa võtaks Krimmi ja lõpuks kogu Ukraina enda kontrolli alla. Või Vladimir Putini arvates need taas ühendada. Kogu see kontekst on oluline selle jaoks, mis praegu Krimmis toimub. Sest Ukraina isoleerimisstrateegia lükkab selle müüdi otseselt ümber, mille Vladimir Putin lõi. Sest väide, et tegemist on ühe rahvaga, esitatakse tõena, ukrainlased peavad tahtma Venemaaga ühineda ja üheks saada. Nad ei taha seda. Krimmi veretu annekteerimine toitis Putini müüti, aga kogu poolsaarel praegu toimuv väga reaalne häving ja valu hävitab selle narratiivi. Ärge alahinnake Ukraina tegevuse psühholoogilist tähtsust. Ukraina hinnangul on alates 2014 aasta annekteerimisest Krimmi kolinud vähemalt 850 000 venelast ning paljud teisedki kohtlevad poolsaart kui puhkuse sihtkohta. Kõiki tõmbas ligi Putini ühtsuse jutt, kui nad avastasid, et iga Ukraina saadetud droon või rakett lööb auke mitte ainult sõjatehnikasse, vaid ka Putini loodud loosse. Ukrainlased ei ole üks rahvas koos venelastega. Seda sõnumit rõhutatakse Ukraina operatsiooni teises faasis. Selle müüdi kokkuvarisemine on võtmetähtsusega Putini haarde lõdvendamisel poolsaarel, sest see paljastab valed, mida Putin on rääkinud, et Krimmi üldse enda käes hoida. Kuid lisaks oletatavale ühtsusele on veel üks psühholoogiline aspekt, mida tuleb Putini kontrolli puhul Krimmi üle arvestada. Voim. Ühtsus ei tähenda Putini jaoks midagi võrreldes jõu näitamisega. Ja üle 10 aasta on Krimm olnud parim näide Venemaa väidetavast võimest Ukraina üle domineerida. Veretu riigipööre ei seisnenud ainult ühtsuses. See oli mõeldud näitamaks maailmale ja Ukraina rahvale, et Venemaad tuleb karta. Ukraina ei hakanud vastu, sest ta kartis seda teha. Ta teadis, et Venemaa liigub ülejäänud riigist läbi, kui ta seda teeb. See võis nii olla 2014 aastal, kui Ukraina polnud täiemahuliseks sissetungiks valmis, aga 2022 aastal. Ja hiljem on Ukraina selle Venemaa väite võitmatusest ümber lükanud. Iga rakett, mis lendab, või droon, mis tabab Krimmi, näitab nüüd selget vastuolu Putini väidete Venemaa tugevuse kohta ja poolsaare tegelikkuse vahel. Vene mütoloogia hävitatakse tükkhaaval Ukraina isoleerimiskampaania kaudu, koos kõige sellega, mida on Krimmiga tehtud. Ingram juhib tähelepanu sellele, mis juhtus Musta mere laevastikuga, kuna umbes 30% sellest laevastikust on hävitatud ja ülejäänud on peitu pugenud. Ta toob esile Ukraina rünnakud Kertši sillale, mis on veel üks monument Venemaa väidetavale võimule, kuna see ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga. Mitte miski sellest ei pidanud kunagi võimalik olema. Venemaa oli liiga tugev. Ukraina oli liiga nõrk. Venemaa soovis kujutada Krimmi annekteerimist kui taasühinemise alguspunkti Ukrainaga, tagasipöördumist Venemaa hiilgeaegadesse. See, mida Ukraina on teinud, eriti 2026 aastal, on toonud loosse ootamatu pöörde. Putini kontroll Krimmi üle mureneb just seetõttu, et Ukraina on olnud nii edukas poolsaare õhutõrje hävitamises ja selle isoleerimises Venemaast ning okupeeritud aladest. Aga asi läheb veelgi sügavamale. Peale Putini muinasjuttude oli Krimm ka sõjaline vara. See koos müüdiga lammutatakse Ukraina peatamatus võidu käigus. Enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt väärtuslikku teavet, siis ärge unustage tellida ja teavitused sisse lülitada, et näeksite kõiki meie igapäevaseid videoid. Aastal 2026 on Krimmi strateegiline tähendus Venemaa jaoks hoopis teistsugune kui see, mis ta pidi algselt olema. Krimm on väga suur ala, märgib Ingram.
see osutus suhteliselt turvaliseks seal, kus Ukrainal puudusid keskmaa võimekused. Suhteliselt turvaline baas logistikaladude, õhuväebaaside ja kõige muu jaoks, et oleks võimalik sinna lennata ja toetada seda, mis toimus Ida-Ukrainas, ning toetada seal olevaid Vene vägesid. Ingram ütleb, et Krimm andis Venemaale sisuliselt peaaegu lennukikandjalaadse võimekuse, sest Putin arvas, et Ukraina ei suuda poolsaart tabada. Suurbritannia ekspert kordab sõna turvaline. Just seda Putin arvas Krimmi olevat. Turvaline baas, kust korraldada rünnakuid ja hallata logistikat Ida-Ukrainasse. Kõik see on muutunud. Ja see on tänu Ukraina geniaalsele isoleerimisstrateegiale. Krimmi poolsaart isoleerides, ütleb Ingram, takistab Ukraina Venemaal seda teha. See on peatanud Venemaa võimaluse kasutada seda lennuväljana või mitmelennuväljana, logistikabaasina, juhtimis- ja kontrollikeskusena. Musta mere laevastik on välja tõrjutud ja see kõik on pannud Putini Krimmi pärast väga muretsema, sest ta ei saa poolsaart kasutada sõjalise ülekaalu saavutamiseks, mida ta on Venemaa rahvale lubanud. Putin on olnud sunnitud pealt vaatama, kuidas Ukraina strateegia Krimmi suhtes on osutunud palju laiemaks ja palju tõhusamaks, kui ta oleks kunagi osanud ette kujutada. Kui tegemist oli vaid aeg-ajalt toimuvate rünnakutega Kertši sillale või rünnakutega Musta merel asuvate sõjaliste objektide vastu, aga mitte Krimmi enda vastu, siis Putin suutis sellega toime tulla. Eraldiseisvad rünnakud ei tähenda midagi, väidaks ta. Kuid nüüd hõlmab Ukraina strateegia kõike. Krimm on pidev sihtmärk. Tavaliselt rünnatakse seda mitu korda nädalas. Must meri on peaaegu täielikult Ukraina kontrolli all ning okupeeritud alade kaudu Krimmi viinud logistilised arterid on kokku varisenud. Täpselt nagu Putini haare Krimmi üle kokku variseb. Venemaa on strateegiliselt haavatavaks muutunud, kuna ta alahindas taas Ukrainat. Geograafia, mis muutis Krimmi Venemaa jaoks sissetungi alguses nii väärtuslikuks, on nüüdseks muutunud koormaks. See keskmise ulatusega võimekus, millest Ingram räägib, ei ole enam probleem. Ukrainal on droonid, mis suudavad jõuda ükskõik millisesse punkti Krimmis. Tal on meredroonid, mis võivad läbida kogu Musta mere pikkuse ja jõuda Aasovi mereni. Kaugus ei ole enam tegur. Musta mere laevastik sai sellest varakult aru ja nüüd jõuab see sõnum ka ülejäänud Krimmi. Krimm ei ole turvaline ja see tähendab, et seda ei saa kasutada massiivse sõjaväebaasina, nagu Putin ette kujutas. Ukraina rünnakud kõige vastu, alates sildadest ja raudteeühendustest kuni kolonnide ja kütuselaodeni, on hävitanud Krimmi kui strateegilise vara Putini jaoks. Ukraina kasutab jõudu Krimmi tagasivõtmiseks, kuid teeb seda viisil, mida keegi, eriti Putin, ei oleks kunagi oodanud. Aastaid, eriti enne Ukraina sõda, oli üldine arvamus, et Krimmi tagasivõtmiseks oleks vaja tohutut amfiibrünnakut, mis võimaldaks Ukrainal poolsaarel oma väed maale tuua. Sellele rünnakule lisanduks pealetung läbi kitsa maismaariba, mis ühendab Krimmi Ukrainaga. See lihtsalt ei saanud juhtuda. Ukraina kaotaks 10 000 sõdureid, kui mitte rohkem, ja jätaks end mandril haavatavaks. Jõu kasutamine polnud valik ja enamik läänes näis sellega nõustuvat, märgib Kievan Independent. Aga jõu kasutamine on nüüd muutunud võimaluseks. Lihtsalt mitte see jõud, mida keegi ootas. Nagu Ukrainas nii sageli on olnud, on droonid kõige keskmes. Ja tänu droonidele ei pea Ukraina isegi sõdureid Krimmi saatma, et Putini haaret lõdvendada. Pidevad droonirünnakud ja nende järelmõjud teevad Ukraina eest russifitseerimistööd. Oleme nüüd näinud parvlaevu, mis veavad ronge Venemaalt üle Kertši väina Krimmi, tuues turiste, aga ka naftat, gaasi, toitu ja kõike muud, mida inimesed ootavad eluks vajalikuna, saavad Ukraina poolt korduvalt tabamusi, märgib Ingram. See lisandub veoautode pihta suunatud rünnakutele okupeeritud piirkonnas. Ukraina kontrollib nüüd kogu sissevoolu Krimmi, alates kütusest kuni veeni, ja probleemid on kõigile nähtavad. Ukraina isoleerimisstrateegia on viinud Krimmis kütusekriisini, kuna tanklad on tühjad ja venelastel puuduvad võimalused neid täita. Võib öelda, et Ukraina hoiab poolsaar tulekontrolli all, mis on saanud võimalikuks tänu sellele keskendumisele õhutõrjesüsteemide hävitamisele, millest me rääkisime. Lisaks kütusele on probleemiks ka toit. Reuters teatas 1. augustil, et Vene okupandid Krimmis on nüüd sunnitud seisma järjekorras, et saada sooja toitu, kuna Ukraina korraldab rünnakuid Krimmi energiavõrgu vastu, mis võtab okupantidelt elektri. Terved linnad jäävad ilma elektri ja veeta, teatab New York Times. Mõnel juhul kestavad elektrikatkestused päevi, enne kui Venemaa suudab elektri taastada, vaid et Ukraina ründab uuesti. Öine valgustus poolsaarel vähenes juulis 20% võrra. 1,4 miljonit. Krimmi sõjaeelsest elanikkonnast on Ukraina põhjustatud elektrikatkestustest mõjutatud. See ongi kogu mõte. Lisaks sümboolsetele ja sõjalistele aspektidele muudab Ukraina Krimmi tõeliseks põrguks nende inimeste jaoks, kelle Venemaa on poolsaarele ümber asustanud. Need inimesed teavad, et Putin ei suuda neid kaitsta. Nad näevad seda iga päev. Aga see, mis Putinit tõeliselt haavab, ei ole igapäevane okupant, kes seisab järjekorras toidu järele pärast seda, kui on viimase bensiiniga müüjani sõitnud, vaid just eliit. Nad näevad, milliseks Krimm on muutunud. Ja see ei ole see, mida Putin neile lubas. Krimm pidi olema puhkuse sihtkoht.
paradiis Putini oligarhidele, kuhu Ukraina ei ulatu. Need oligarhid lähevad nüüd randa ja näevad, et rannas on miinid, okastraat ja tankitõrjevahendid. See ei ole enam sama. Kõik on muutunud, ütleb Ingram. See on sõnum, mis imbub tagasi Venemaa eliidiringkondadesse, Putini siseringi. See, mida me siin näeme, on vabanemine narratiivi hävitamise kaudu. Ukrainal ei ole vaja saata sõdureid Krimmi. Selle asemel muudab ta poolsaare Putini ja tema eliidi jaoks elamiskõlbmatuks. Ukraina peab lihtsalt jätkama droonide saatmist, et avada samu sihtmärke, mida nad on viimased kuud tabanud. Iga rünnak teeb kahju. Seda kahju ei saa parandada tänu Ukraina geniaalsele isoleerimisstrateegiale. Ja iga kord, kui droon maandub Krimmis, saab Putin löögi. Kui palju lööke suudab Venemaa juht veel taluda, samas kui kõik see toimub, valmistub Venemaa septembri keskpaigas toimuvateks riigiduuma valimisteks. Need on esimesed sellised valimised pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi ja Venemaa juht seisab silmitsi halbade tulemuste ohuga. Ta ise ei ole võimult tõrjumise ohus, kuid paljud tema liitlased on. Inimesed, kelle Vladimir Putin on ametisse pannud oma joont järgima, seisavad valimiste ees ning Krimmi olukord on võib-olla üks suurimaid mõjutegureid. Vladimir Putin on nüüd hirmul. Ta muretseb, et see, mis toimub Krimmis koos Ukraina rünnakutega teiste sümboolsete sihtmärkide vastu, sealhulgas Moskva ja Peterburi vastu, võib viia selleni, et valimised ei lähe tema soovitud suunas. Isegi politseiriigis, kus ta väidetavalt kontrollib kõike. Eliidid, kes arvasid, et seotus Vladimir Putiniga toob neile võimu, võivad olla teel välja. Ja kui see nii on, siis saavad nad süüdistada selles just Krimmis toimuvat. Sosinad Vladimir Putini läbikukkumisest muutuvad iga päevaga valjemaks Kremli hämarates nurkades ning oligarhide ja poliitikute kodudes, kes näevad, et Putin on nõrgem kui kunagi varem. See ongi tegelikult kogu Ukraina tegevuse mõte. Ingram tõi septembrikuu valimised välja põhjusega. Ta tahtis näidata, et Vladimir Putin on haavatav, et tema võim pole nii puutumatu, kui ta arvas. Ukraina on selle põhjuseks. Vladimir Putini kontrolli kokkuvarisemine Krimmi üle võiks motiveerida tavalisi venelasi valimiskastide juures ja eliiti kulisside taga lõpuks midagi ette võtma juhi suhtes, kes on nii kaugele läinud, et teda pole enam võimalik tagasi tõmmata. Putin ei tõmba Krimmist tagasi. Ukraina ei tungi sisse, aga kumbki neist stsenaariumitest ei pea juhtuma selleks, et Ukraina oleks poolsaarel võidukas. Endine Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov selgitas selle kõik juba juunis lahti. Krimmist on saamas saar. Võiks öelda, et see on juba saar. Ja poolsaare tulevikus ootab ees veel rohkem rünnakuid, rohkem valu ja rohkem viha Venemaa presidendi vastu, kes lubas kaitsta, kuid on igal sammul läbi kukkunud. Me oleme tunnistajaks Vene võimu lõpu algusele Krimmis. Midagi suurt on poolsaarel juba toimumas ja Putini jaoks läheb asi siit ainult hullemaks. Ingram on selgitanud suure osa sellest, mida Ukraina Krimmis teeb ning geniaalse kahefaasilise kampaania järelmõjusid. Aga mis siis, kui soovid sügavamale kaevuda? Meil on sulle midagi pakkuda. Vaata meie videot, kus uurime, kuidas Ukraina muutis oma strateegiat Krimmi suhtes ja mida see kõik tegelikult tähendab. Et saada veelgi rohkem teada, kuidas Putini haare nõrgeneb. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet. Meil on veel palju videoid ootamas ja avaldame iga päev uusi videoid, et saaksid kursis olla viimaste uudistega Ukrainast ja kogu sõjandusmaailmast. Aitäh vaatamast!